Tere tulemast hommikusöögile ja minu kõrval on Andrea Abner ja me oleme Selavi lokaalis, mis on täiesti ainulaadne, muinasjutuline, me hakkame kohe sellest rääkima, aga ütle, kui vana see koht tegelikult on, kogu see värgendus siin, see kelder ja no, see on imetabaseid, nurgataguseid ja selliseid peidukohti, et kui vana see koht on üldse? No, teadaolevalt, tervist ka, Tere. Bonjour. Bonjour. Maja ise, need keldri võlvid ja seinad peaksid olema 500 aastat vanad. Nii et siin seda ajalugu on päris palju, aga Selavi sellise koha nimega on siis aastast 2007. Ja ennem, mis siin nüüd ennem oli, et on sellist vastukäivat informatsiooni, kas isegi kartulikeldrist on räägitud. Ja kui praegu on ilus plaaditud põrand, soojendusega ventileeritud õhk, kõik on mõnus, siis enne oli siin kuskil meetri jagu oli see põrand oli kõrgemal ja see on selle restorani jaoks on süvendatud ja siis välja viidud. Ja mida veel on huvitav teada, et meil on ajaloolane Jaak Juske, kes on suur vanalinna sõber, ja ajalooteadlane, et me oleme tegelikult keskajal oli siis esimese korrusega tegemist. Ehk siis, kui me vaatame aknast välja, see tänava pind oli oluliselt madalam ja Jaagu sõnul on selline klassikaline näide sellest, kuidas me oleme siis tänavaid ja kõik on tõusnud. Nii et me oleme esimesel korrusel, aga täna me oleme keldris. Vau, selle üle ma ei tulnudki. Et siin on just need aknad on niimoodi vaikselt on iseenest veel tänavapinnast on nagu vajunud alla. Aga jah, et kunagi oli siis olime esimesel korrusel ja maja hiljem on ehitatud, korruseid on peale ja linnaarhiivis peaks olema 1825 aasta, kui anti korraldus kõik majad üles joonistada. Pilti iPhone ei olnud sellel ajal, siis nad pidid leppima sellega, et tuli kunstnik ja visandas siis maja fassaadi. Et oleks selline arhiiv, et majad on Tallinnas aastal 1825 sellised. Ja restorani ajalugu hakkas siis, nagu ma ütlesin, 2007 ja toona tekkis siis mõned aastad varem tekkis majaomanikul mõte, et siin võiks olla sellised suurepärased ruumid, et võiks sellise toreda koha teha ja said need siis Maile Grünbergi siia nii-öelda kampa. Kes ei tea nüüd noorem põlvkond, koogeldage, see on üks täiesti eriskummaline sisustusdisainer tol ajal, Vene ajal. Ta on kahjuks tänaseks küll surnud juba, lahkunud siit ilmast. Mais peaks saama aasta või oli aprillis, et mitte nüüd väga ammu. Jah, aga ikkagi ta on lahkunud, aga need asjad, mis ta on teinud, ta tegi ju lennujaama, ma mäletan olümpia ajal, olümpia on päevakorras, aga siis oli aasta 1980. Ma siiamaani... Postimaja oli ju veel ka. Just, ja ma siiamaani ei usu, et ta tegi selliseid asju nõukogude ajal. Ta oli nagu valgusaastate kaugusel teistest nii-öelda sisustuskunstnikest. Ma ei tea, palju ta välismaal midagi oli näinud, aga ta oli natuke nagu selline space girl. Et kuskil olid, ajud tulid kuskilt mujalt kosmosest. See oli ikka nagu ajast eest täiesti sellel ajal, et paljudele ma tean, et käivad ka siin vaatamas neid nii-öelda tema pärandit. Ja seda ma olen päris mitu korda kuulnud, et mõnedele ta ei meeldinud üldse. Tol ajal ei meeldinud, sest ta oli nii teistmoodi ja nii uuenduslik ja nii pöörane, et inimestel jooksis juhe kokku tegelikult. Ma mäletan lennujaamas ka Venemaalt tuldi, siis oldi niimoodi, et sa ei osanud nagu mõelda, et kas see on äge või see on õudne, aga jutumärkides. Aga see on vist nüüd ainukene koht, kus kogu sisustus on säilinud sellisena algupärasena, nagu tema ehk siis Maile selle välja mõtles.
diivanitest alates ja... Kõik on säilinud, valgustus, kõik detailid, et meie oleme siin nüüd aastast 2024, ehk siis nüüd saab 2 aastat kevadel täis. Ja enne seda, siin oli kasutusjälgi kõik, me tegime remondi, arutasime veel, et kui nüüd see sisekujundus või sellisel kujul need ruumid, me seda kohta käima ei saa. Et siis istume maha, mõtleme, kas võõpame seinad siniseks või mis me siin teeme. Aga eesmärk oli see, et säilitada kõik selliselt, nagu see oli, et siin oli seinad, suured remondid, asjad, aga et kõik on säilinud, kaasa arvatud siis valgustus, kõik imepisikesed detailid, mis peaksid olema valmistatud kõik Ars-mööbel on siis. Nii et kui siin oli alates, ütleme, kapilukkusid või mingeid väikseid jubinaid oli vaja kuskil, tegelikult ei ole neid enam kuskilt võtta, nii et tuleb kas siis käsitsi teha või siis leida sinna asendus, aga need asendusi me oleme ikkagi võimalikult vähe üritanud panna. Me läheme kohe ülemisele korrusele ka, sest seal on ju tegelikult kohvik, teil on mega kihvt terrass, mida ma nägin esimest korda eelmisel suvel, selline peidukas, aga nagu muinasjutt. Ja ma ei saa ikkagi aru, kuidas need sohvad, nii siin kui siis ülemisel korrusel inimesed ju käivad, istuvad, õõruvad, vahel mõni aeleb, tilgutab mõne tilga veini või kohvi sohvadele, need on kõik säilinud. Kas nad tehti tol ajal 1,000,000 korda kvaliteetsemalt siis? Tundub küll, et kui mõelda nüüd, kui palju on siis üleval just eriti, et kui palju on see diivaniäärne sohva saanud nühkimist, siis tekstiil on perfektne võib-olla palju öelda, aga ta on säilinud, ei ole näha, et vaat siin on nüüd rohkem istutud või seal on nagu natukene kulunud rohkem, et seda ei ole, see on lihtsalt hämmastav, et ilmselgelt on kasutatud väga kvaliteetseid materjale ja see teostus on kõik selline, et me ei saa öelda, et me oleme tegelikult juba varsti 20 aastat vanas kohas, ja ega me ei ole teadlikult ka kõik üle võõbanud, et näiteks laudade servad üleval on just tõesti näha, et seal on ikka seda puitu näha, et kui sa lähed ka Prantsusmaal, lähed Pariisis kuskile Brasserisse või Bistroosse, siis sa ei tunne seda, et näed, see on just valminud, eks ole, nõelasilmast tulnud selline väike kulumise moment. Triibu-kraabu peab olema. Aga räägi nendest kujudest ka, me jõuame kohe üles, seal üleval on ka neid. Mis lugu nendega oli? Eelmine kord, kui ma käisin, siis keegi mainis midagi, et kas need sattusid kuhugi antiigipoodi, siis neid ei saadud tagasi. Räägi see lugu ka ära. Need on, ütleme nüüd konkreetselt see mitte, aga üleval hiljem saab näha, et meil on 5 kuju, mis on tulnud Toome kohvikust, sealt Toompuiestelt, eks ole. Legendaarne Toome kohvik. Kas see oli ka Maile disainitud tookord või? Kusjuures ei olnud. Ma isegi, siin ma jään vastuse võlgu, et kui palju tema käsi seal mängus oli, aga millegi pärast oli temal kinnis idee, et need sobituvad siia väga hästi. Ja kuskil 2005-2006, kui see asi oli veel ainult paberil, siis nad olid pandimajja viidud mingil põhjusel. Ja Maile oli läinud nendele siis järgi nii-öelda, et välja osta, aga see küsitud hind oli selline, et ületas igasugused eelarvepiirid. Ta kukkus pikali. Kukkus pikali, hoideti püsti, mõtles natukene ja helistas kujude autorile, kes on? Issand. Ma guugeldan, ärge muretsege. Ma ütlen sulle hetke pärast, et mul on millegi pärast selle nimega alati on probleeme. See on eestlane siis või? Ja tema kursusekaaslased on siin käinud päris tihti veel ka hiljem kohvitamas. Ja helistas talle ja kas siis kuuris või garaaži nurgas olid need matriitsid olid säilinud, ehk siis telliti uued. Nii et kuskil peaksid need originaalid ka veel olema. Et see on nüüd see teada olev info nende kujude siia saamise kohta. Kui ägedad storid. Aga lähme nüüd vaatame ka ühte, minu meelest see on nähtavus 4 meetri kõrgust tualettruumi vanalinnas keldrikorrusel megalühtriga, mitte megasuur tualettruum, aga nagu see kõrgus on täiesti jahmatav. Et lähme kiikame seda ka ja siis lähme ülemisele korrusele ja vaatame, kas meie suur Prantsusmaa armastaja Erlene Staub on ka saabunud juba hommikusöögi.
oleme jõudnud nende kuulsate kujude juurde, millest me just ka all rääkisime. Erlen, sa ei teagi sellest midagi. Need on täiesti ainulaadsed ja erakordsed. Vaata meie videot järgi. Sina miks ma kutsusin sind siia Selavisse, on sellepärast, et mul on jäänud mulje, et sa oled tohutu Prantsusmaa kummardaja. Absoluutselt õigus, tegelikult on nii. Just, aga ma enne küsin Andreelt veel, et kas sina tead seda tausta, miks see on just nagu selline prantsusepärane koht tehtud? No ta vist läks sellest ajast, kui 30-ndatel nimetati Tallinnat ju väikeseks Pariisiks, Le Petit Paris. Ja just nüüd tänu Tallinna kohvikutele, et mul on tunne, et ma ei ole saanud seda, ei ole elu või saatus andnud võimalust Maili Grünbergilt seda otse küsida, aga mul on jäänud arusaam lugedes ja guugeldades, et temal oli selle kohaga võimalus nii-öelda lasta loomingul möllata ja ta just tema kinnise või ütleme mõte oli teha selline prantsuse pärane koht, ehk siis Art Deco 30-ndate stiilis ja see oli tal anti see võimalus, ütleme siin eelarveliselt ja kõik, et ta sai selle selliseks teha. No nii, Prantsusmaa kummardaja, kui sina käid Cannes'is, ütlesin ma nüüd õieti? Cannes. Saint-Tropez, mis sul seal veel on kõik riburada pidi lemmikuhed? Monaco. Nii. Antibes. Aha. Ja siis on üks Rimpleux, kus ma käin mediteerimas. Wow. See on esimene asi, kui ma lennuki pealt maha tulen, mind viiakse sinna. See on üks tunniajane sõit ja siis... Aha. No kas sul tekib nüüd praegu, kui me oleme siin sellises kohvikus, tuleb sul natukene Prantsusmaa vaibiga? Alati, mis on natukenegi Prantsusmaaga seotud, siis eks me alateadusel ju otsime neid erinevaid tundeid ja siin on see olemas, juba see muusika, mis sa kuuled. See koht sai valitud ikkagi läbi selle, et ma tean, et sa jumaldad Prantsusmaal. No kus see jumaldamine on tulnud sul, et see on ülioluline, seda ma ei ole kunagi küsinud sult. Jah, see on niisugune 2008-2007 ma olin ehitusobjekti juht. 2007 on see koht, kus sa avatud. Numbri maagia. Nii. Ja ma olin hästi pikalt, ma olin ehitusobjekti juht ja see hästi stressirohke töö ja ma olin haige väga pikalt. Pool aastat olin haige, see haigus lihtsalt ei läinud ära. Siis tollane minu koostööpartner, kes kolis miski pärast kogemata Prantsusmaale ja kutsus mind külla. Ja ma mäletan, mul oli tookord väga nagu hull palavik ja väga halb ei olla. Jõudsin kohale, ta võttis mind lennujaamas vastu, siis ütles, et kas sul üldse ei meeldi siin? Ütlesin, oota, saan terveks kohe ja siis hakkab meeldima, ma arvan. Ja põhimõtteliselt 2 päeva ma olin seal Vahemere ääres, ma olin kõpsti jumala terve, üliterve ja kõik ja see oli läinud, kõik see pooleaastane piin ja me hakkasime seal mägedes, ma koheselt armusin ära mägedes, see oli minu üldse esimest korda, kui ma olen mägedes käinud. Need Alpid olid juba midagi nagu teistsugused, sa said aru, et sa oled siin maailmas ikka nii väike, kui sa nendes mägedes ringi käid. Ja siis loomulikult need kõik väiksed sellised külakohvikud ja see kuidagi oli nagu nii äge, see oli nagu nii äge, ja siis sellest ajast saadik ma olen iga aasta seal käinud ja mõni aastaga 3-4 korda käinud, nii et ma täitsa elasin vahepeal seal. Sa pead ära kolimised? Ma olen mõelnud seda, aga siin on, meil Eestil on ikkagi omad võlud, et ütleme, kui sa nagu tahad elada, siis väga privaatselt, seal on vähe keerulisem. Jah, seal on mingisugused võimalused olemas, aga ta ei ole päris see kultuur on ikkagi natuke teissugune, aga vahepeal on väga hea ennast nii-öelda siis pärskendada nagu selle kultuuriga. Ja siis miksida mingisuguse oma mõttemaailma kokku, et on väga äge, jah. Ja ma pean siinkohal küsima ka, aga kas see Cannes'i festival, et ma pean sinna saama fotograafiks, ma pean seal kohal olema, kas see tuli siis läbi selle, et sa sattusid sinna nii-öelda oma haigusega ja siis, või kus see tuli üldse? Seda võib mõelda igatepidi, et kus see tegelikkuses tuli. Ütleme, mõte iseenesest tuli siis, kui ma tegelikkuses oma tööst ju ilma jäin, vahetasin endale ametit, õppisin siis fotograafiks. Ja see mõte oli muidugi Cannes'ist väga huvitav, ma olin Cannes'is mitu korda käinud, ma ei olnud isegi ette kujutanud, et tegelikult see festival üldse võib olla nii suur, ta on tegelikult maailma kõige suurem. Ja
ma tegin kodus, mul on kodus väike jõusaal, no siis tekkis siuke hästi naljakas mõte, et issand, tahaks kanni minna, hakkasin naerma selle peale, jube naljakas oli, rääkisin elukaasa ka, kuule, ja siis naersin, oota, aga fotograafid käivad seal ju, miski moodi nad sinna saavad ju, kuidagi neil on ju õnnestunud ja siis ma hakkasin uurima, mismoodi neid dokumente teha, ma ei töötanud tol hetkel ju mitte kellegi all. Mitte kuskil. Ja mitte kuskil. Jah, et ma olin... Aga kuidas ma uduselt mäletan, et sa tulid, ma töötasin siis Postimehes Elu24 peatoimetana, sa tulid sinna ja ütlesid, et ma tahan Cannes'i minna. Kas siis olid juba enne käinud? Ja ma olin ühe korra käinud siis juba Kroonikaga, kui ma sinuga lõpuks tuttavaks sain, sest ma tegin sinuga väga hea diili tol hetkel, sest kui ma käisin esimest korda Kroonikaga, siis väga hea diili ei tulnud. Seda diili jah, ei tulnud, et see isegi leping, mis mul Kroonika tol ajal tegi, see oli väga õudne. Selle peaks välja printima ja endale seina peale panema, et see oleks päris hea. Vaat inimesed, see peaks õpetuseks olema. Aga ei, no loomulikult. Ja siis saabus Anu Saagim. Ja ma mäletan seda Anu Saagimi teemat, see oli, ma olin nagu väike poisike, kes lõpuks toru ära pani ja maast lakkelt vist 2 meetrit hüppas. Kas julgesid üldse mulle helistada? Ma ei tea seda. Mingid asjad käisid sees tol hetkel ja ma arvan, et see oli, kui ma võtan nüüd tol hetkel kõige õigem kõne, mida ma oma elus olen teinud, ehk siis see on üks nendest ja see on päris ilma ilustamata, et see tegelikult nii oli. Pigem ma tahaks siinkohal jõuda selleni, et julgus on elus kõige olulisem, sest ma mõtlen, Andrei, sinu puhul ka tegelikult, me läheme, ärge muretsege, me hakkame Erlendiga siin pikka intervjuud veel tegema, ma koogin ta paljaks, sellepärast ei räägita ainult kogu aeg glamuurist, aga ma lähen sügavuti seekord, nii et ole valmis. Pead rohkem viskit jooma. Aga Andrei, sinu puhul, et võtta selline kohvik üle, teha sellist asja täna siin ja nüüd. Kas sa, me räägime julge inimene on siin, no kas saad ka lolliks läinud või? Jutumärkides? No jaa, et sellega on ju, täna on vanalinn ja kõik kogu see sektor üleüldse on selline paras peavalu ja oma eelmises elus olen ma täiesti hoopis teistsuguseid asju teinud, kus olid kirjastamisega just ajast, et toimetanud. Aga paljud sõbrad ja tuttavad küsisid, oled sa lolliks läinud, miks sa teed seda? Aga lihtsalt tõesti, kui ma siia esimest korda nendesse ruumidesse astusin, vaikus, ukse peal on silt anda rendile, pime, aga mind hakkas kõik see kohe kõnetama, siin oli see lugu ja päris aus olla, ega ma pikalt ei mõelnud, et see tundus nagu nii põnev, et see ei ole lihtsalt üks karp, kus hakata puhvetit pidama, aga siin oli see lugu olemas. Kõik see juba sellel hetkel, kui me liikusime sinna alla, mul oli selge, et seda võiks proovida ja loomulikult kuskil on see julgus aga see natukene see emotsioon sõidab ka üle, et tegelikult see on nii äge, et kas nüüd või järgmine moment, enam ei ole seda võimalust. Et see teema, just see pall, mida ma siin edasi-tagasi hüpitan praegu teie kahe vahel, on see julguse moment, see esimese sammu astumise hetk, kas teha või mitte või jääda sinna oma mugavustsooni kuskile. Et ta elu läheb nagu nii veerab rahulikult. Ma arvan, sa oleks ka ehitustööd saanud veel. Ja oota, kus sa seal veel olid? Sa olid veel mingites kummalistes kohta? Ja, ma olin tegelikult hariduselt, ma olen itimees, nii et... Itimees? Kuulsin hitimees. Okei, selge. Et et hakkama saab küll, aga võtta vastu sellised väljakutsed, see on ju täiesti eraldi selline oskus või julgus. Tihtilugu meil on ka aega, kui see tunne tuleb, me peame väga kiiresti otsustama tegelikult. Kui me seda kiiret otsust ära ei tee, siis läheb minema. Okay. Ma arvan, et sinu puhul samamoodi. Täpselt nii, et pikalt mõelda ei olnud ja muidugi, kui sa hakkad mõtlema, tõesti istudki maha, hakkad mõtlema, siis tõenäoliselt sa mõtled üle. Ehk siis leiad 100 põhjust, miks mitte teha. Ja lihtsalt tulebki, et nii, otsustame ära, lähme, teeme. Ja juhtub, mis juhtub, ega siis, mis siis ikka juhtub? Mis kõige hullem asi saab üldse elus olla, mis võib juhtuda? Mis sa arvad? Mis võib juhtuda? Mis on kõige jubedam asi? Sured ära? Tein, mis põleme lihtsalt korraks, aga saame oma kogemuse kätte. Põled läbi korra ja siis läheb jälle kõik nullist. Sinu puhul sa ei karda midagi? No see kartmine on, tõesti ma ütleks, et ma otseselt midagi ei kardagi, aga eks ma kipun ka üle mõtlema igasuguseid asju, et aga mis siis, kui läheb nii ja mis läheb naa, või mis kõik võib juhtuda. See ei ole nagu kartus, aga see on
noh, igalühel on see hirm ebaõnnestuda võib-olla sees, aga et noh, ikka juhtub, et noh, Ameerikas inimesed või noh, äriinimesed ütlevad, kui sa ei ole pankrotti läbi teinud, siis sa ei olegi äris keegi veel. Nii et noh, meil on võib-olla see mõttemaailm natukene teistmoodi, aga no mis siis ikka, et me läks nii nagu läks, aga tõuseme ülesse ja läheme edasi. Nii, sinuga me teeme nüüd pika intervjuu, räägime koogimiseni, nagu ma ütlesin juba paljaks. Proovin. ja sinuga, Andrei, me läheme korra kiikame neid unikaalseid sofasid. Ma tahan ikkagi näha, kas seal on istumise jälge või seal ei ole istumise jälge peale 20 aastat. Sest ta vaata neid, need on kõik Maile Grünbergi ajast tehtud disain ja no kõik need asjad, nad näevad välja nagu nii uued, et vanasti oli see kvaliteet, materjalide kvaliteet oli nii hea, et noh. Meistrid olid ka head. Mis ma siis ütlen? No ei ole ju, no ütleme, et noh, võib ju öelda, et näed, kuskil on natuke plekikene või, aga no laias laastus ei ole. No need on täiesti imelised, nad on ka imeilusad. Ja tõesti ei ole, nagu poleks istutud, nagu oleks tehtud see renoveeritud, just uued kangad, just pandud. Et noh, kui ennem rääkisime laudadest, et lauaservad, eks ole, et no see on kulunud, eks ole, see on puit ja see peab nagu olema, et siin see on nii tore, et ei ole kõik nagu perfektseks vuntsinud. No see kriibu-kraabu siin natukene. See ei tee mitte midagi. Aga sa tahad öelda kogu see letindus siin ja see koogindus ja kõik see värgindus? Kõik see on säilinud sellisena ja näiteks need messingist ornamendid, no eks nad saavad ajaga, ta tõmbab tumedamaks. Aga siin mul poeg Frank leidis mooduse, kuidas see saada läikima, ehk siis ta võttis lihtsalt tavalise sidruni ja nühkis need kõik niimoodi üle. Ja see ärkas ellu, et hakkas särama. Sidrun, palun väga. Jah, lihtne, sidrun. Pigistad sidrunit ja nühid. Kui tead, ma unustasin kõige tähtsama asja sinu käest küsida. Mida siin pakutakse? Jah, täpselt. No, Prantsuse koht, Prantsuse köök. Ehk siis meie peakokk, meil on nagu selles mõttes hästi vedanud, et meil ei ole selline võib-olla mitte ainult lihtsalt Prantsuse fanaatikust kokk, aga Irina Bernardova on 15 aastat elanud Prantsusmaal ja see ei olnud niisama, et ma nüüd elan patjade peal seal ja käin söön konnakoibi, aga ta töötas restoranis, ehk siis ta töötas ennast sealt nii-öelda omaniku kõrvale järgmiseks inimeseks köögis ja selline meeletu kogemus, mis tal on. Noh, elu tõi ta jälle tagasi Tallinnasse, nii et see on siis, meil on sellised Prantsuse köögiklassikud, bœuf bourguignon, bavette, siis sibulasupp muidugi, mis isegi räägitakse, et väidetavalt, et linna parim. Ja Sinimere karbid, tartar, kõik sellised. Konnakoibi ka sealt? Konnakoibi ei ole, et see me pidasime natukene. Jumal tänatud. Ja tigusid ka ei saa, aga tegelikult austrid on muidugi olemas, nii et selline ja noh, veinivalik, et meil on endal on Hiiumaal šampanjabaar Kork on nii-öelda ajalugu selja taga, et 6 aastat ja sealt on meil tulnud ka oma selline veiniarmastus, nii et sellelt kogemuselt oleme siis Prantsuse veinid ja joogid tulnud siia. Ja nagu näha, siis hommikust saati on juba vanemad prouad juba kohvitassi taga ja lipsivad koorega kohvi ja koopi.